Sit ready. Attention. Meeskergekaalased on lähetatud nüüd rajale ja kindlasti palun tähelepanu rajale number 9, sest et seal on tõmbamas Andres Nöps, Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi spordimees, 1996. aastal sündinud, sest et mullu jäi temal napilt kergekaalus 3 minuti piir alistamata, täpsemalt oli siis aeg 3:00,7, samas kui mees rajal number 4, Toni Püüko, on selle rekordi omanik, mis alfat puudutab ja juba aastast 2008 3:00,4, nii et tegelikult on ka nüüd üks suur ja põhimõtteline küsimus, kas Andres Nöps on näiteks valmis tõmbama ka täna alla 3 minuti maagilise piiri. Kui maailmarekordeid vaatame, siis sakslane Jason Osborne on tõmbanud paar aastat tagasi 2:54,2, mis on ka meeste arvestuses meie alfa mõistes tulemus, mis finaalis võiks juba sinna 10. koha tuuri viia. Aga hetkel me näeme, et Andres Nöps on koos Sarunas Stepukonisega seal koos juhtimas, nii et Sarunas on alfavõistluse jaoks minu meelest täiesti uus mees ja ei ole ta varem meil osalenud. On siin leedulane kindlasti selle võistluse üks must hobune, aga nüüd me näeme, et Toni Püüko, teistest meestest oluliselt vanem, 72. aastal sündinud spordimees, on praegu jõuliselt hakanud tööd tegema ja juba seljatanud seal Stepukonise leedulase ja vaatame, kas ta suudab nüüd Andres Nöpsi vastu midagi siin, aga tundub, et Nöps seda sõitu praegu niimoodi ka kontrollib, et ei ole põhjust hakata muretsema oma positsiooni pärast. No pigem on küsimus nüüd selles, kui te vaatate 500 meetri keskmist aega, siis see ennustabki aega täpselt sinna 3 minuti piiri peale ja selles on nüüd üks oluline põhiküsimus. Kas Andreas Nöps on valmis tegema Eesti sõudmise mõistes ka ajalugu ja sõudma välja Eesti rekordid, sest et tõepoolest see oleks ka uus Eesti sisesõudmise rekord kergekaalus ja 1-2, no täpselt piiri peal on täpselt piiri peal seal ja kas nüüd Andres Nöps on siiski võimeline alla 3 minuti tõmbama, tundub, et enam ei ole see nii reaalne, sest et jäänud on umbes 50 meetrit ja seal nüüd veel pingutada, kus konkurente pole, see pole enam võimalik, ta tuleb sinna 3:00,5 peale, parandab muuseas mees 2/10 oma eelmise aasta tulemust, aga jääb 10 alla muuseas alfa rekordile, nii et väga-väga põnev võistlus ja ajalooliselt napp numbrite mäng, sest et Toni Püüko jääb ikkagi rekordi valdajaks ja tervitame kõiki parimaid poodiumikohti ja Karl-August Ruusalepale 3 minutit 5,2 sekundit 3. positsioon.